Nii, ja liigume nüüd siis meie päevakavaga edasi ja meile tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist tutvustama meie majandusplaani projektijuht Kati Keel. Palun, Kati. Tere hommikust kõigile. Me vist võime veel öelda tere hommikust. Mul on äärmiselt hea meel teie ees siin täna olla ja natukene siis rääkida ministeeriumi ja võib-olla siis ka riigi vaatest, et mis me teinud oleme ja mis me järgmine aasta teha plaanime. Et mina nüüd olen küll kahjuks naine hallis ülikonnas, mitte päris hallis, aga mustas ülikonnas, aga Sandralt ongi veel väga palju õppida ja ma olen ministeeriumis olnud praeguseks vähem kui 4 kuud, nii et suhteliselt värske. Mina olen siis augustist toimetanud majandusplaani projektijuhina ja täna siis tõesti mul on palutud rääkida natukene, et mis majandusplaanis saab, kuhu me lähme ja kus me täna oleme. Aga kindlasti te ei ole tulnud siia ruumi lihtsalt seetõttu, et kuulata ministeeriumite ettekandeid, et pigem te olete tulnud siia üksteiselt õppima, tutvusi saama, kogemusi vahetama, et mina täpselt samamoodi tahaksin seda ruumi ära kasutada ja ära kasutada seda, et te siin olete ja saate oma kogemusi võib-olla ka mulle siis tagasi peegeldada ja ka oma ideid anda. Nii et ma veidi räägin, mis me teeme ja siis ma hea meelega jätaksin ka ruumi, et me saaksime üheskoos siis arutada. Nii et saate natukene oma mõtteid koguda. Nii. Kui te vaatate minu ametinimetust, siis ma ei tea, kas te kõik teate, aga majandusplaan on see dokument. On roheline. Midagi ei tööta. Okei, nii proovime uuesti. Majandusplaan on siis see dokument, mida tegelikult ministeerium on koos ettevõtjate, koos teiste ministeeriumitega ette valmistanud kevadest saadik. Ja me oleme ära kaardistanud hästi suure ampluaa siis kitsaskohti, mis meie majanduskeskkonnas praegu on. Ma tõssin siia mõned nopped, mis on tegelikult öeldud teie enda kolleegide ehk siis ettevõtjate poolt ja need on siia siis toodud kevadiste vestluste käigus, aga minu meelest need väga hästi võtavad kokku selle meeleolu, mis toona oli ja mis tegelikult on ju praegu täpselt sama relevantne. On tõsi, et meil on majanduses olnud üpris keerulised ajad ja tsiteerides võib-olla klassikuid, siis ühtegi kriisi ei saa raisku lasta. Ehk siis see tegelikult on andnud meile võimaluse otsa vaadata sellele, et milline meie majanduskeskkond on, mis need kitsaskohad on. Ta on toonud need hästi eredalt viimastel aastatel esile ja ta on andnud meile tegelikult ka väga hea võimaluse nendega kiiresti ja suurte sammudega tööle asuda. Ja seda tegelikult see majandusplaan ise ka ju on, et ta on selline läbimõeldud peegeldus siis nendes majanduskeskkonna kitsas kohtades, kus me praegu oleme ja mida me saame hästi kiiresti parandada. Ja tõesti keskenduda siis sellele, kus king kõige rohkem meid praegu pigistab ja võib-olla natuke ettevaatavalt siis mõelda ka sellele, et kus me saaks hoogu anda siis nendes valdkondades, kus me näeme tegelikult, et see potentsiaal ei ole võib-olla alati ära kasutatud. Nüüd te teate seda kindlasti minust paremini, aga majandus ongi tsükliline ja ettevõtted kohanevad kõikide uute tingimustega. Täpselt samamoodi olete seda teie teinud, on seda kõik Eesti ettevõtted teinud. Et Eesti ettevõtted on hästi vaprad olnud minu meelest viimased paar aastat. Ja pikas plaanis ju loomulikult, kui me oleme tsükli all, siis me jõuame sellest ka sinna tsükli ülesse. Ehk siis majandus kohaneb. Aga täpselt samamoodi tsiteerides selle klassikuid, siis pikas plaanis me oleme kõik surnud.
Ehk siis tegelikult, mida me võiks ka riigina, mida me võiks ka ministeeriumina mõelda, on see, et kuidas me suudaks need tsüklid teha natukene laugemaks, et kui järgmine kord meid mingisugune kriis tabab, siis see kukkumine ei ole enam võib-olla nii sügav. Sest vaadates ka teisi liikmesriike, siis Eesti olukord on tõepoolest olnud päris keeruline. Nüüd tahtsin teile võib-olla natukene tuua sellist laiemat konteksti, et kus me siis täna oleme ja miks me selle kõigega tegeleme. Aga nagu ma ütlesin, teie kindlasti teate seda minust kordades paremini. Et mitmed põhjused, miks Eesti majandusel on olnud keerulised ajad viimased aastad, on ikkagi tulnud nendest teguritest, mis on meist natukene sõltumatud, mis on väliskeskkonna tegurid ja mida on olnud õudselt raske, kui mitte öelda võimatu, ette ennustada ja me kindlasti ei oleks tahtnud ka selliseid kriise ette ennustada, mis siin viimased aastad olnud on. Aga kriisid ongi kriisid just seetõttu, et nad ei ole business as usual, nad tabavad sind ootamatult, nad tabavad kõiki ootamatult ja võitjatena ikkagi tulevad sealt välja lõpuks need, kes kohanevad kiiremini. Aga tõsi on loomulikult ka see, et nii COVID-kriis kui energiakriis kui ka julgeolekukriis ei ole mingisugused unikaalsed nähtused ainult Eesti vaatest, et me oleme täpselt samasuguses olukorras kui väga mitmed Euroopa teised riigid, nii et kindlasti on meie majanduskeskkonnas asju, mida me oleks saanud juba varem paremini teha, et seda olukorda võib-olla siis natukene leevendada. Ja tõsi on muidugi ka see, et Eesti on väike ja avatud majandusega riik, mistõttu me sõltume hästi palju väliskeskkonnast toimuvast. Aga me võime vist öelda, sõltub võib-olla natuke millega sa võrdled, aga mina võrdlen siis praegu nii, et meil oli 9 kvartalit langev majandus. Ja nüüd see 10. kvartal me enam ei saa vaadates numbritele otsa öelda, et majandus on langevast trendis, et pigem on ikkagi see nokk läinud ülesse poole. Ja loomulikult see toob endaga kaasa sellise suure ühiskondliku arutelu, et kuidas me oleks saanud, miks see nii on, kus me oleme midagi valesti teinud ja kuidas siit tuleks edasi minna. Aga sellised ühiskondlikud arutelud toovad endaga kaasa ka loomulikult selliseid mitmeid hetkeolukorra analüüse. Ja üks panemaid, mida mina tegelikult olen lugenud, mis võtab selle suure pildi hästi kokku, on see, mida on teinud nüüd konkurentsivõime ekspertkogu. Ja nad tulid selle aasta suvel välja oma raportiga. Ja see raport siis mitte ainult ei vaata nüüd otsa ainult sellele hetkeolukorrale, vaid ta püüab tegelikult ka vastata küsimustele, et miks see nii on läinud. Ja ma tõin siia minu poolt vaadates siis slaidi paremale poole siis mõned nopped sellest, mida konkurentsivõime ekspertkogu on siis oma analüüsides järeldanud, et mis on need meie tugevused ja mis on siis Eesti väljakutsed, kui nüüd vaadata natukene laiemalt võrrelduna teiste riikidena. Et meie ettevõtetel on hea juurdepääs IKT baastaristule. Eestis on väga lihtne ja kiire alustada ettevõtlusega. Sandra on kasutanud sellist ajalist raami, et Eestis võib oma ettevõtte püsti panna 15 minuti ja 33 sekundiga, kui ma nüüd mingisuguse paari arvuga ei eksin. Et see on väga-väga unikaalne ja see on kindlasti üks meie tugevusi. Eesti inimesed on kõrgelt haritud. Omaette küsimus on loomulikult see, et kas meie oskused alati vastavad tööturu vajadustele, aga see on natukene laiem teema. Meie tööturg on ikkagi suhteliselt paindlik ja see viimane element siis siin on tulnud uuest värskest Maailmapanga uuringust, mille nimi on Business Ready ja see on nüüd selline uus uuring, mida Maailmapank on teinud. See aasta tuli esimene raport välja ja seal võib-olla sellist võrdlevat pilti väga hästi veel ei saa kokku, sest ta vaatas oma esimesel aastal ainult 50 riiki, aga iga aastaga see riikide arv kasvab. Aga see siiski, ta vaatas 1200 erinevat indikaatorit ja seal, kus Eesti paistis hästi silma, oli tõepoolest selles ettevõtte alustamise kiirus, meie tööturu paindlikkus ja siis võib-olla sellise uue natukene üllatava elemendina siis rahvusvaheline kaubandus, ehk siis meie tolliprotseduurid on võrdlemisi kiired ja kaubandusregulatsioon täpselt samamoodi.
Aga nüüd tulles nagu selle teise tulba juurde, siis loomulikult ka meil on mitmeid väljakutseid, millega tuleb tegeleda ja millega me kindlasti ka tegeleme. Et meil on küll kõrgelt haritud rahvas, aga samas on meil kvalifitseeritud tööjõu päris suur puudus. Et me ei suuda ära täita tööturu vajadusi ja see ei ole mitte kuidagi Eesti selline unikaalne probleem, sellega seisab silmitsi kogu Euroopa, sest et rahvastik väheneb, rahvastik vananeb. Ja võib-olla need demograafilised sellised trendid ei anna nüüd ka liiga suurt optimismi arvata, et see probleem kuidagi iseenesestlikult nüüd laheneb või kuidagi ka leeveneks. Et selles mõttes on, ma arvan, meil ka need rasked arutelud vaja mingi hetk ära pidada, et mis selles olukorras siis ikkagi saab ja kuidas me oma majandust üleval peame, kuidas me oma sotsiaalsüsteemi tulevikus üleval peame. Nüüd kapitali hind ettevõtetel on Eestis suhteliselt kallis. Konkurentsivõime vaatest on probleem see, et kapitali hind on Eesti ettevõtete jaoks kõrgem, kui ta on teistes Euroopa Liidu riikides. Ja see ilmselt tuleneb nagu sellest, et Eesti kapitaliturg on olnud hästi panganduskeskne, mis tähendab, et Eesti ettevõtete sellist olukorda viimasel aastal on hästi palju mõjutanud see, et suur osa laenudest on ujuva intressiga ja rahapoliitika mõju on selles mõttes hästi palju otsesem meie ettevõtetele. Ja mida siis ettevõtjad on ise väga tugevalt toonitanud, on siis üha kasvav bürokraatia viimastel aastatele. Ja sellest me kindlasti võib-olla võiks arutada siin lõpus, sest ma tõesti väga tahaks kuulda võib-olla ka teie kogemusi ja neid kitsaskohti, et kus me riigina saame teile siin appi tulla või kus on nagu kõige valusam või mis need teie kogemused siin on, et me peaks suutma oma digiriigi edulugu võib-olla ära kasutada paremini ka selles, et mis andmeid me ettevõttelt küsime, kui palju me neid küsime ja kui palju siis ettevõtja peab seal tegema ise käsitööda. Nüüd, need ei ole selles mõttes, need sõnad siin ei ole ainult akadeemilised uuringuid, vaid need on ikkagi hästi tunnetatavad tagasilöögid konkurentsivõimes, mida ettevõtjad on ka ise tihti meile välja toonud. Muidugi hea uudis on see, et vaadates puht arvudele ja näitajatele otsa, siis me tegelikult näeme väga selgelt olukorra paranemist. Seda juttu on muidugi majandusprognoosides räägitud siin viimased mitu aastat, et ootame selle aasta lõpuni ära, järgmine aasta lähevad kõik näitajad paremaks, aga sellistel volatiivsetel aegadel ennustamine ongi natukene tänamatu töö olnud. Aga nüüd selgelt numbritele otsa vaadates, eriti viimase kvartali numbritele, siis on näha, et olukord on minemas paremaks, eksportturud on taastumas ja peaks meil minema siis järgmisest aastast ikkagi ka SKP kasvu mõttes nokk ülesse poole. Nii, aga kuidas me siis kõige sellega edasi liigume? Nagu ma mainisin, siis kevadel oli meil see majanduspoliitika plaan välja töötatud, et plaane tuleb teha, plaanid tuleb ka paberile panna, sellepärast et siis saab neid plaane ka teistega jagada, et need ei jää ainult inimeste pähe. Ja ka plaanidest ei ole selles mõttes kasu, kui neile ei järgne hästi konkreetseid tegevusi. Ja meil on praegu 2 sellist suuremat tööliini, millega me tegeleme. Esiteks, valitsus on võtnud majandusteemad oma väga suureks prioriteediks. Et valitsusel on täpselt samamoodi ootus, et me ei tee ainult paberile plaane, vaid me päriselt nagu hakkame tegema ja toimetama. Ja selleks on meil loodud majanduskabinet. Lihtsalt nagu tuues siia kõrvale võrdlusena, mida see tegelikult tähendab, on see, et sarnane asi on ka julgeolekukabinet. Ehk siis üle nädala kõik ministrid kohtuvad selleks, et arutada, kuidas me saame majandust elavdada, kes mida teha saab, kuidas me saaksime otsuseid kiiremini ja paremini vastu võtta. Et see tõepoolest näitab selle teema prioriteetsust. Ja see kabinet on kenasti hoo ülesse saanud, et me oleme mitmeid arutelusid juba pidanud, me oleme rääkinud aruandluse vähendamisest, energeetikast, oskustööjõust ja need arutelud kindlasti kõik lähevad ka edasi. Ja teiseks me tõesti tahame, et need kitsaskohad, mis me oleme siis ettevõtluskeskkonna osas siin kevadel kaardistanud, need päriselt saaksid nüüd tegevusteks. Ja selleks me oleme ette valmistama siis järgmise aasta tegevuskava.
Me oleme selle tööga jõudnud lõpusirgele, nii et ma täna tegelikult tahaks teile mõningaid mõtteid siin jagada ja te tõesti saate sellise sneak peek'i sellele, sest et me tegelikult minister on ettevõtjate ümarlaua kokku kutsunud detsembri alguseks. Nii et siis me oleme ilmselt juba suutnud oma tööga natuke kaugemale jõuda, aga täna saab näidata selliseid esialgseid mõtteid. Ja mida me tahame selle tegevuskavaga teha, on see, et me toome kokku kõikide ministeeriumite pingutused, et majanduse elavdamine ei ole ainult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teema. Siin on ikkagi tööpõld lai kõikidele ministeeriumitele. Ja me teeme selle tegevuskava aastase vaatega sellepärast, et me tegelikult ka tahame välja anda realistlikke lubadusi, ehk siis mida me teeme järgmine aasta ära. Et me väldime seal igasuguseid jooksvaid tegevusi, igasuguseid sellised sõnu, mida keegi ei taha kuulda, nagu loome strateegia, töötame välja ettepanekud, teeme väljatöötamiskavatsuse. Et ei, et see saab olema iga-aastane protsess ja tõesti üritame ta teha nii realistliku kui võimaliku. Ja see tegevuskava saab siis põhinema sellise 7 teemaplokile ja need on need teemaplokid, mida me oleme algusest saadik partneritega arutanud, kus on need suuremad kitsaskohad ja see tegelikult on ka majandusplaani enda liigenduse. Ehk siis seda pidi me hakkame ka nende tegevuste kaardistamisega minema. Ja nagu ma juba ütlesin, et me tahaks, et seal oleks sees olulisemad prioriteedid, et see kava oleks hoomatav, et ta ei oleks liiga laialivalguv, selline pikk Exceli dokument, mida mitte keegi ei jaksa lugeda, vaid et suure mõjuga, selged, konkreetsed ajakava küljes tegevused, mida me siis teeme. Ja ma käiks võib-olla siis sellised suuremad plokid läbi. Need, mis ma siin näitan, ei ole kindlasti kogu tegevuskava tegevused. Et siin on ikkagi näited mingitest tegevustest ja nagu ma ütlesin, meil tegelikult töö alles käib sellega. Et nagu me teame, siis investeeringute meelitamisel käib riikide vahel hästi kõva konkurents ja Eesti peab siin ka oma väärtuspakkumisega kuidagi silma paistma. Et selleks on meil siis 2025. aastal avanev suur investeeringute toetusmeede, mis siis pakub sellist täiendavat tuge suurtööstuse siia toomisel või siis siin laienemisel. Et loomulikult me vaatame juba ka Eestis tehtud investeeringuid, mida ettevõtted on teinud siin oma siis investeerimise laiendamiseks või arendamiseks. Aga me peame olema konkurentsivõimeline keskkond siis nagu nii investeeringute siia toomisel, kui ka selleks, et investorid siit mujale ei läheks ja selleks on selline suur toetusmeede loodud. Kindlasti on oluline ka see investeeringute soodustamise mõttes see, et neid saaks mugavalt, kiirelt ja sellise liigse bürokraatiat teha. Ma arvan, et planeerimisprotsessiga on kokku puutunud iga inimene, kes näiteks on omale maja ehitanud, ehk siis te teate, mis need valupunktid on. Aga majanduse vaatest on muidugi probleem see, et sellise kohmaka planeerimisprotsessi tõttu me kaotame investeeringuid. Näiteks suurprojektide menetlusaeg varieerub 3–6 aastani Eestis ja seal on hästi palju sellist määramatust ettevõtja jaoks ja olgem ausad, naabrid toimetavad paremini ja kiiremini. Meil on väga suur rõhk pandud kaitsetööstuse arendamisele, sest et tööstusvaldkonna konkurentsivõime pärast võib-olla on siin põhjust natuke rohkem mures olla kui mõne teise valdkonna konkurentsivõime pärast. Aga kaitsetööstus on väga suure potentsiaaliga tööstusharu ja loomulikult nagu väga suur tükk meie julgeolekupoliitikast. Ja kaitsetööstus näeb siis lähiajal potentsiaali ise kasvada tänaselt 330 miljonilt vähemalt 1 miljardini. Ehk siis me räägime 3-kordsest kasvust. Me avame ka kaitsefondi mahuga 100 miljonit eurot. Ja loomulikult Ukraina toetamisel me hangime siis maksimaalselt Eesti kaitsetööstuse toodangud ja need numbrid on ka päris suured. Et Ukrainale on ju valitsus otsustanud abi anda siis 0,25% SKT-st 4 aasta jooksul, ehk siis me räägime kokku circa 400 miljonist eurost. Nüüd kapitali kättesaadavusest ma juba rääkisin, kapitali hind on Eesti ettevõtete jaoks kallis ja me võtame seda väga tõsiselt. Me vaatame
kõikide ettevõtete pilguga, selles ma mõtlen just nii mikro, väikesi, keskmisi, suuri. Ehk siis me juba praegu oleme ettevõtluse innovatsiooni sihtasutusel suurendanud käenduste mahtu 100 miljonini ja ekspordilaenu mahtu 50 miljoni võrra. Aga meil on käimas selline suur projekt BPI France'iga, mis siis on Prantsuse arengupank, kes on sisuliselt siis nende EIS. Ja nemad siis vaatavad kogu sellele EIS-i finantsinstrumentide poolele otsa, et mida me saaksime teha paremini, kus me saaks paremini turuvajadustega kooskõlas olla, kuidas me saaks paremini ettevõtteid aidata. Et meil tõesti on väga suured lootused sellele projektile. Ja kindlasti me vaatame ka riskialtimate projektide rahastust, sest et meil on olemas meetmeid, kus me saame arendada siis uudseid tehnoloogiaid laboriskaalal, näiteks nagu rakendusuuringute programmi kaudu, aga innovatsiooni peab oskama ka skaleerida ja see on tegelikult suhteliselt kallis. Ehk näiteks pilootskaalale skaleerimise maksab tüüpiliselt 5–30 miljonit ja seal selgelt on olemas turutõrge, ehk siis me vaatame, kuidas me saaks sellist riskialtimat rahastust paremini suunata ka ettevõtetele. Ja oluline teema on kindlasti ka kohaliku omavalitsuste ambitsiooni tõstmine ettevõtluse arendamiseks, et me näeme üha kasvavat sellist mitte minu tagahoovis efekti ja see loomulikult ei aita majandusarengule mitte kuidagi kaasa. Nii, ma korra vaatan, kuidas ma ajaga on kehvasti. Loomulikult me tegeleme ka ekspordi ja äridiplomaatiaga. Ukrainast ma juba rääkisin, et Eesti majandus on eksportiv majandus. See moodustab, Eesti SKP-s moodustab circa 80% eksporte. Ehk siis kui eksport kasvab, siis see on hea märk ka kogu Eesti majanduse jaoks. Probleemiks on muidugi viimastel aastatel olnud meie sellised traditsioonilised eksportturud, näiteks nagu Soome ja Rootsi. Ka seal on olnud majanduse jahtumist, aga see tegelikult tähendab, et tuleb teha hästi palju tööd selle nimel, et võib-olla oma seda ampluaad ka natukene laiendada. Ja me omalt poolt loomulikult aitame riigina sellele kaasa. Meil on tulemas uus ekspordistrateegia. Me suurendame ekspordilaenu mahtu, me loome ekspordiportaali. See ekspordiportaal on selline infosüsteem, mis peaks aitama siis tegelikult ettevõttel riigiga paremini suhelda, kus me saaks teha, kus saab nii-öelda ettevõtte sisestada siis kõik oma huvipakkuvad turud, rääkida sellest natukene riigile, kes ta on ja riik saab oma poolt teha talle sellist müügipakkumist ja saab ka infot selle kohta, et millistel turgudel oleks siis vaja ettevõtteid kõige rohkem aidata. Ja meil on ka loodud uus meede erialaliitudele, kust juba siis aasta alguses saab taotleda toetusi, mis siis laseks ettevõttel võib-olla natuke panna rohkem seljad kokku, siis kui nad lähevad uutele turgudele ja üheskoos siis võib-olla teha selliseid sihtturu uuringuid, palgata ekspordinõunikke või siis osaleda messidel. Tootlikkuse suurendamine. Tööjõu tootlikkus on olnud viimastel aastatel Eestis langustrendis, aga ma arvan, et üks osa sellest on ka see, et meie ettevõtjad on hästi oma töötajaid hoidnud ja see tegelikult on ju ainult positiivne, aga see kindlasti on vähendanud investeerimisvõimekust ja kajastub tegelikult ka tootlikkuse näitajates. Aga statistikast olulisem võib-olla on ikkagi see, et tootlikkuse suurendamine on üks peamisi tegureid, mis aitab ettevõtetel olla kiiremad, aitab neil olla efektiivsemad ja konkurentsivõimelisemad. Et lisandväärtust me ikkagi kasvatame ainult läbi innovatsiooni ja investeeringute siis teaduse arendusse. Ja siin samamoodi siis meil on mitmeid uusi algatusi, ka kindlasti mitmeid olemasolevaid, aga võib-olla siis uutena esile tuua see, et me oleme käivitanud rakendusuuringute keskuse ja selle rakendusuuringute keskuse eesmärk on siis toetada ettevõtteid selliste teadmusmahukate toodete ja teenuste arendamisel siis koostöös ülikooliga, et nad viivad siis ettevõtted ja vajalikud spetsialistid ja teadmised omavahel kokku ja aitavad seda koostööd edendada. Seal on 5 fookusvaldkonda, biorafineerimine, droonitehnoloogia, autonoomsed sõidukid, terviseandmed ja vesinikutehnoloogiad ja need ärisuunad lähevad siis kõik järgmine aasta ka valitsusse kinnitamiseks.
Lisaks on meil käivitanud teadus-arendustöötaja finantsstiimuli pilootprojekte. Et see küll praegu on süvatehnoloogiat iduettevõtete põhine, kus on siis vähemalt 10 teadus-arendustöötajat, aga kui see pilootprojekt õnnestub, siis me vaatame, kas seda saab laiendada. Me tegeleme ka eksperimenteerimise raamistiku loomisega selleks, et ettevõtted saaksid oma innovaatilisi lahendusi testida. Et tihti on küsimus regulatsioonides ja see on ka loogiline, et teatud järelevalve peab olema. Nüüd, kui me mõtleme näiteks nendele isesõitvatele postimasinatele, mis on Mustamäele ringi vuravad või siseteenindusapteekidele, aga me tahaks luua sellise võimaluse ettevõttele ikkagi, et saad oma innovaatilist toodet testida, loomulikult turvaliselt ja järelevalvega, aga see tahab regulatsioonidesse ikkagi muudatusi sisse viia. Haridus- ja tööjõupoliitikas me ka rääkisime, et Euroopa Liidu liikmesriikide majandust mõjutab väga rahvastiku vananemine ja oodatav vähenemine. Ja majanduse vaatepunktist on muidugi mõlemad väga kriitilise tähtsusega tegurid ja nad tekitavad siis ka lisapingeid tegelikult riikide rahandusele. Ja Eesti ei ole siin üldse unikaalne, et meil on täpselt sarnased väljakutsed ja me tegelikult konkureerime nende heade töötajate nimel, me konkureerime kõikide Euroopa Liidu riikidega, et kõigil on neid vaja. Ja meie tööturult on iga aasta puudu circa 2000 inimest. Ja me ei saa siin, loomulikult esimene samm on see, et me vaatame oma inimeste potentsiaalile otsa, meie haridussüsteem, meie koolitussüsteem, kõik peavad toetama seda, et oskused ja tööturu vajadused oleks omavahel vastavuses, aga me ei saa üle ja ümber ka välistööjõust, sest et lihtsalt meil jääb oma inimestes puudu ja meil jääb kvalifitseeritud töötajates puudu. Aga neid arutelusid siis valitsus on juba korra pidanud ja kindlasti aasta lõpus peame uuesti. Majanduse vaates loomulikult ressursid ja taristu ehk siis energia kättesaadavus ja selle energia lõpphind ja siin Kliimaministeerium teeb pingutusi, et meil tulevikus, et me suudaks endale seatud eesmärgid ikkagi täita. Nagu te teate, me oleme seadnud omale eesmärgiks, et alates 2030. aastast toodetakse 100% Eesti aastasest elektritarbimise kogusest, siis taastuvatest allikatest. Ja selle eesmärgi täitmisel on kõige suurem potentsiaal tuuleenergial, mis tõttu tuleb ka selle kasutuselevõttu kindlasti kiirendada. Aga see on taastuvenergia olemasolu on kindlasti ka suure tähtsusega uutele tööstusinvesteeringutele, sest soovitakse saada nii kindlust selle kättesaadavuse osas, kui ka tegelikult kindlust tulevikus hinna osas. Ja nagu ma ütlesin, Kliimaministeerium siin kindlasti pingutab. Nii, ja bürokraatia vähendamise plokk, et bürokraatia on miskit, mida siis ettevõtted ja ka teie olete siis üha jõulisemalt tegelikult viimastel aastatel esile toonud kui väga suure ja kasvava probleemina. Me kindlasti saame siit ühelt poolt rääkida hästi palju Euroopa Liidust tulenevatest kohustustest, aga ma usun, et väikese digiriigina on meil kindlasti väga palju potentsiaali, kus me saame ise otsa vaadata sellele, et milliseid andmeid me küsime, kuidas me saaks seda ettevõtetelt paremini teha. Õnneks on ka Euroopa Liit hakanud ikkagi mõistma, et võib-olla ainsaks lahenduseks igale probleemile ei ole alati reguleerimine või siis teadlikkust ei pea alati kasvatama läbi aruandluse kohustuse. Ja väga lootusrikkalt siis ootame, et mida uus komisjon ette võtab. Aga me ise oleme ka sisse vaadanud sellele, et mis andmeid riik ettevõtetelt küsib ja need numbrid tegelikult on kohati suhteliselt šokeerivad. Et ettevõtetel on täna 421 kohustuslikku aruannet, kus on kokku 60 000 erinevat andmevälja. Ja kindlasti me tahame seda arvu vähendada. Ja esimese sammuna me aasta lõpus standardiseerime 70 aruannet ja me loome siis ka toetusmeetmed, et kuidas nii ettevõtjad saavad neid juurutada kui ka riigiasutused samamoodi. Et näitena lihtsalt, et see 70 aruannet tähendab ja see nende standardiseerimine tähendab, et 7000 3000 andmeväljast, mida ettevõtja peab siis täitma, jääb alles 81. Ehk siis nagu 90% saab seda kõike vähendada ja see on see, mida tegelikult riik on ise teinud.
aga nagu ma ütlesin, need muudatused juurutuvad ainult siis, kui teevad nii ettevõtjad oma arendused ära, kui ka teevad riigiasutused kõik oma arendused ära. Ja vastutustundliku majanduse plokki saab meil tegevuskavasse ka mõningaid tegevusi, nagu te kindlasti teate, kliimakindla majanduse seadus on praegu väljatöötamisel. Ja Kliimaministeerium on siis välja töötamas ka investeeringutoetusi ettevõtetele, et näiteks kasvuhoonegaaside heite vähendamise toetuse maht on circa 9 miljonit eurot. Nii, aga nüüd ma olen kogu oma aja ära kasutanud, mida ma tegelikult tahtsin rohkem jätta siia arutelu jaoks, aga kui kellelgi on publikumist veel midagi, mis on hingel, et kuidas me saaksime teid veel aidata, mis me saaks veel teha, siis praegu on see hetk, kus seda kõike veel saab öelda. Nagu ma ütlesin, tegevuskava me oleme välja töötamas, nii et julgelt andke märku. Tere, aitäh, et andsite võimaluse küsida. Olen Katrin Rapla maakonnast. Teil oli seal üks slaid, kus oli koostöö kohalike omavalitsustega, et kas te võiksite seda täpsustada? Jaa, sellel slaidil muidugi ma näen, et Kaarel on siin saalis olemas ja tuleb kindlasti kohe varsti ka rääkima, aga meie räägime siis tegevuskava mõttes praegu nendest arengu kokkulepete pilootprojektidest, mis on välja töötamisel ehk siis ettevõtluskeskkonna vaatest. Minu meelest, kas seal oli siis nüüd Kagu-Eesti, Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti on need kaks. Just, et osapooled on kokku tulnud ühise laua taha, et siis võib-olla panna paika sellised eesmärgid, kuidas nad saaks kõik aidata ettevõtluskeskkonna parandamisele kaasa. Ja need lepped siis on praegu sõlmimisel, et seal veel allkirjasid ei ole all. Aga kindlasti see kohalike omavalitsuste puhul me räägime ka, meil oleks vaja saada selliseid positiivseid edulugusid tegelikult ja meil on selliseid häid kohalikke omavalitsusi olemas. Pärnu näiteks on teinud väga palju investeeringuid ja on ka valmis vastu võtma uusi investeeringuid, et kui kohalikud omavalitsused tegelikult näeks, et see, et sa lood oma valda, linna, uusi töökohti, see aitab ainult kaasa su arengule, siis selliseid positiivsed edulood kindlasti aitaks. Mis me ka teeme loomulikult ka läbivalt kõikide oma meetmetes on see regionaalne aspekt on seal sees. Ehk siis me tahame ka seda tööstust, me tahame ka neid töökohti sellest Tallinna kuldsest ringist väljapoole viia ja see tahab ka natuke sellist nügimist saada. Üks küsimus oli veel. Kai Kraševski, olen väikeettevõtja ärikonsultatsiooni toetusprojektide valdkonnast. Või kommentaar, kui te küsisite nõuandeid, et samad toetusprojektid, et mõningal määral osades toetustes, mida pakub EIS ja PRIA on ikkagi ettevõtjatele, ma ei räägi niivõrd põllumajandusettevõtjatest, siis on tegelikult näha ikkagi selle protsessi keerulisemaks muutmine, et võib-olla siis seal ka neid lihtsustuspunkte leida. Samas Kaarel on alati üritanud, toetusi lihtsana hoida ja on ka näha, et digipöörde toetuse seisis on lihtsustumine toimunud selle rohepöörde temaatika seisukohast, aga et võib-olla veelgi rohkem rõhku panna, et näiteks kui suvel oli seminar PRIA uutest toetustest toidu- ja joogisektorile, siis järjest enam tekkis sinna uusi nagu kliimaga seotud lisadokumente, igasugused toimepidevusega ja nii edasi, et mingis mõttes need on vajalikud samas, et ei tekiks olukorda, kus väike ettevõtja jaoks ise omal käel taotlemine muutub järjest keerukamaks, et see oli see nõuanne. Aga üks küsimus endale, et kuna see ekspordiportaal võiks avaneda või kättesaadav olla? Ekspordiportaaliga nad praegu lähevad hankesse, aga sellises MVP ehk siis nagu minimal viable productina võiks ta ikkagi järgmise aasta lõpuks olla kättesaadav, et nad tahavad seda, Välisministeerium sellega toimetab koostöös EIS-iga, aga nad tahavad selles mõttes olla ikkagi suhteliselt hoolega tegeleda sellega, et oleks kindlad, et kui me mingisuguse produktiga läheme, et see oleks siis ka töökindel asi, et võib-olla niimoodi väikeste sammudena, et seal kohe kõiki funktsionaalsuseid ei ole, aga see, millega laivi tullakse, see peab päriselt kasulik olema siis nii Välisministeeriumile, kui nad oma siis saatkondade tööd planeerivad, kui ka ettevõtjale, kes seda siis peaks kasutama.
Küsimus veel rakendusuuringute keskuse kohta, et kus see asub, kui ta on füüsiline ja kuidas sellega läheb, see oli üsna algupoole seal. Ta on loodud Metroserti juurde, kus ta füüsilist aadressi ma ei tea, aga mul kindlasti kolleegid on siin kuskil ruumis. Mustamäe, asub Mustamäe. Ahah, kampus, okei. Just, ja kui nende 5 valdkonna puhul siis mingisugust huvi tekib, siis guugeldage, leidke sealt need kontaktid, võtke ühendust. Nii, aitäh. Nii, aitäh. Kas meil on veel küsimusi, mõtteid, kommentaare? Nii. Tere, mul on lihtsalt küsimus nende 5 valdkonna kohta, et need olid vist need innovatsiooni valdkonnad, et kuna toidujulgeolek on ka nagu üha rohkem nagu importance, kuidagi olulisust nagu on väga oluline, et kas toiduinnovatsiooni temaatikat ka nagu kuhugi nõukogusse või kas nagu seda ka kuhugi lisatakse juurde, et kuna mul on just nagu ettevõtjana huvi selle valdkonna vastu, et hakata selles valdkonnas nagu toimetama, siis jah, et kuidas nende toetusmeetmetega samamoodi on ja kas seda nagu võetakse ka nagu rohkem prioriteediks lähenevatel aastatel? Ma jään vastuse võlgu, mis puudutab EIS-i toetusmeetmeid, sest nagu ma ütlesin, ma tegelikult olen ise väga vähe aega veel ministeeriumis olnud, et ma kindlasti kõikidele küsimustele ei oska vastata. Aga toiduinnovatsioon eraldi selle tegevuskava puhul, mis me praegu oleme kokku pannud, ei ole tõusetunud, küll aga on EIS seda teemat ise meile töökohtumistel laua taga märgutanud, et me tegelikult võiks mõelda toidu innovatsioonile, aga ta ei ole ilmselt nagu praegu sellises küpsusastes, et me oleks saanud siia tegevuskavasse mingisuguse konkreetse tegevuse tema raames nagu sõnastada. Need toidusektori toetused on tulemas PRIA-s, aga need on siis tootjatele, aga seal on natuke innovatsiooni ka sees. 25 aasta ma ei tea, esimese kvartali lõpp äkki või. Aga täna on üks Euroopa Liidu otsetoetus just seminar käimas, kus on toidu innovatsioonist jutt, et ma võin pärast seda linki jagada, ma arvan, et seda saab järgi vaadata. See on mitte Eestist. Nii, aga suur tänu siis veel kord Katile tutvustamaks meile meie majandusplaani.